Täiemahuline sõda Ukrainas on tänaseks kestnud täpselt 1447 päeva. Need pea 1500 päeva on muutnud Euroopa ohuhinnangut tundmatuseni. Läti välisluureamet andis oma värskes ülevaates hinnangu, et oht järjest kasvab. Veel ärevam oli aga teada, et Venemaa poolt Lätis korraldatav mõjutustegevus sarnaneb väga sellele, mis toimus Ukrainas enne sõda. Eesti välisluureamet on oma ohuhinnangus tunduvalt positiivsem. Ma näen, et meil ei ole absoluutselt selline olukord, et me oleme ikkagi riigina oluliselt tugevam kui Ukraina oli 4 aastat tagasi. Me tegeleme oma sise- ja välisjulgeolekuga aktiivselt. Ikkagi me suudame tõkestada Venemaa tegevust siin päris palju. Ma ei näe ka nüüd Lätit nii nõrga riigina, kui ütleme nagu öeldud, et venelastel ma ei näe, et see oleks nii head pidamist. Loomulikult nad üritavad kogu aeg ja see on selline aktiivne võitlus. Iga kord, kui Eesti vastab Venemaa provokatsioonidele, kostavad sealt ähvardused eskalatsiooniks. Eestlased elavad pidevas sõjahirmus, et kui venelast vihastada, tuleb ta homme päev üle piiri. Välisluure andmed paljastavad aga tegeliku olukorra, Kremli seis on kehvem, kui välja näidatakse. Me teame, et Venemaal ei ole kavatsust lähiajal rünnata. Meie ülesanne on siin, et see kavatsus ei tekiks ka keskpikas või siis pikas perspektiivis. Neil on väga-väga palju probleeme, kaasa arvatud isikkoosseisuga selleks, et ikkagi siis oma numbreid täis saada, mida neil ette nähtud on. Kasutatakse igasuguseid erinevaid trikke erinevate inimeste siis meelitamiseks oma relvajõududesse. Ülikooli hariduse varjus meelitatakse näiteks aina rohkem rindele Aafrikast pärit tudengeid, kelle huvi Vene kõrghariduse vastu on ka märgatavalt kasvanud. Samal ajal, kui aina uusi mehi saadetakse rindele kahurilihaks, kukub aga Vene majandus kolinal. See trend või suund, kuhu täna Venemaa ühiskond ja majandus liigub, võib muutuda ühel hetkel režiimi jaoks ohtlikuks. Jällegi, millal see murdepunkt tekib, täna väga raske ennustada, aga suund on täna õige ja ma näen, et siin tegelikult on väga hea hetk veel pedaali vajutada. Pedaali vajutamise all peab Rosin silmas uusi sanktsioone, mis lööksid Venemaa lõplikult põlvili. Tavaline Vene kodanik maksab suures pildis sõja juba oma taskust kinni, kuid suuremaks rahulolematuseks läheb vaja rohkem. Meie välisluureameti raport keskendub peamiselt endiselt Venemaale. Paljud meie liitlased on aga välja toonud, et kui vaadata viimast aastat ja rääkida ohuhinnangust, tuleb rääkida ka Ameerikast. Eesti välisluureamet on aga seisukohal, et Ameerika on endiselt liitlane. Poliitikute sõnavõtud on aga Ameerika ning Trumpi suunal olnud viimasel ajal kahetised. Liitlane küll, kuid Gröönimaa kontekstis ei saa üks liitlane tulla himustama teise maad. Eesti seda samuti ei tolereeri, sest toetust nõuaks ka meie juhul, kui Trump ärkab homme üles mõttega, et ta vajab Saaremaad ning on valmis selle jaoks kasutama jõudu. Gröönimaa ümber kas nüüd kriis, aga ikkagi päris keeruline olukord tekkis. Et see oli võib-olla esimene kord, kus Euroopa mõistis, et kui on tarvis omi huve kaitsta, siis tuleb neid kaitsta ikkagi jõuliselt. Et avaldused, et me oleme millegi pärast väga mures, enam ammu kedagi ei peena. Kross jagab siiski välisluureameti arvamust. Ameerika on endiselt meie kõige olulisem liitlane, kuid tõsi, nüüd juba klausliga, et vaid juhul, kui kaitseosas kõik jalad kõhu alt välja võtavad. On ilmne, et ameeriklased ka panevad Euroopa olukorda, kus me kas upume või ujume. Aga see on ikkagi Euroopa ülesanne ujuma hakata. Meie julgeoleku jaoks on kõige olulisem see, millise seisukoha võtab Ameerika Ukraina rahukõnelustel. Venemaa vaid teeskleb huvi rahu vastu, lootes nii Ameerikale külje alla pugeda ja aega võita, sest Putin arvab endiselt, et aeg mängib tema kasuks. Venemaale on oluline ka, et kahe riigi vahel taastuksid näiteks otselennud ja viisade väljastamine. Oluline Venemaa jaoks on, et võetaks maha mingisugusedki sanktsioonid, ideaalis kõik sanktsioonid, mis annaks automaatselt kohe Vene majandusele hapniku peale ja siis oleks olukord hoopis teistsugune.